Mis siis, kui tehisintellekt kustutaks homme kogu sinu digitaalse elu? Inimesed usaldavad pilveteenuseid rohkem kui füüsilist salvestust, kuid inimesed on jäädavalt oma kontodest välja lukustatud pärast seda, kui automaatsed süsteemid märgistasid süütud fotod ohtlikeks. Kujuta ette, et kaotad kõik perefotod, kõik pulmavideod, kõik mälestused, mida oled kunagi salvestanud. Kõik kaob üleöö, mitte riistvara tõrke tõttu, vaid sellepärast, et algoritm tegi vea või sa lõpetasid maksmise. Tõde on see, et sa ei oma pilvesalvestust. Sa lihtsalt rendid ligipääsu oma mälestustele. See võib olla tehnoloogia ajaloo kõige edukam rööv. 2021 aastal märkas üks San Francisco isa oma väikelapse kehal ebatavalist turset ja võttis ühendust arstiga. Kuna tol ajal oli käimas COVID-19 pandeemia, palus arst probleemi kaugdiagnostikaks mõned fotod. Isa nõustus kohe. See oli vastutustundlik vanemlik tegu. Tänu fotodele suutis arst probleemi diagnoosida ja määrata antibiootikumid. See oleks pidanud olema loo lõpp. Aga ei olnud. Lugu võttis palju tumedama pöörde. Kohe, kui isa fotot tegi tema Android-telefon seda, milleks ta oli programmeeritud. See laadis koopiat pilve üles. See peaks olema kasulik funktsioon. Inimestele on jäetud mulje, et pilvesalvestus on igati positiivne asi. See on viis, kuidas tagada, et meie kõige olulisematest fotodest, videotest ja failidest oleks alati varukoopiad olemas. See peaks olema parem alternatiiv varasematele füüsilistele SD-kaartidele. Aga see isa pidi kohe avastama karmima reaalsuse, sest kui need fotod pilve sünkrooniti, skaneerisid Google'i automaatsed tehisintellekti algoritmid iga pildi läbi ja märgistasid need fotod. Masiin, millel puuduvad inimlikud emotsioonid ja arusaamine, ei mõista konteksti. Silmapilkselt keelati isa kontod. Google lihtsalt jättis ta kõigest ilma. Tema pilvesalvestus, kontaktid, fotod, e-kirjad. 10 aasta jagu digitaalseid varasid kadus enne, kui mees üldse aru sai, mis toimub. Politsei uuris asja ega leidnud kuritegu. Isa vabastati igasugusest süüst, kuid Google keeldus endiselt tema kontot taastamast. See oli alles algus. Eksperdid usuvad, et selliseid juhtumeid võib olla tuhandeid, kus inimesed jäävad oma sisule ligipääsust ilma, kuna masinad teevad vigu. Ja kõik taandub muutusele selles, kuidas me oma andmeid talletame. Tehnoloogiahiiglased ja nutitelefonide tootjad on meid salakavalalt sundinud ja suunanud andmerendile. Sinu mälestused, fotod ja looming ei kuulu enam sulle. Kui varem olid need turvaliselt talletatud füüsilistel kaartidel ja mälupulkadel, siis nüüd on need renditud varad, mida hoitakse korporatiivsete tulemüüride taga pantvangis ning mille üle otsustavad ettearvamatud algoritmid, mis ei allu sinu kontrollile. Ja selle privileegi eest pead sa maksma. Aga kui pilv on nii ohtlik ja kallis, siis miks meid sinna sunniti? 2016 aastaks oli nutitelefonide revolutsioon sisuliselt läbi. Mitte sellepärast, et inimesed poleks olnud nutitelefonidest huvitatud, vaid sellepärast, et enamikul neist oli juba üks olemas. Ülemaailmne levik lähenes 70%. Arenenud turgudel, nagu USA, oli see number palju kõrgem. Üle 90% elanikkonnast omas oma seadet. Selle ajani olid tehnoloogiahiiglased nautinud aastaid lihtsat ja plahvatuslikku kasvu. Kõik, mida nad pidid tegema, oli rohkem telefone ja uusi mudeleid toota. Miljardid inimesed uskusid seda haipi, kuid aja jooksul hakkas kasvukõver tasanduma. Turg jõudis ummikusse. Ka riistvara uuendused hakkasid pidurduma. Erinevus eelmise ja praeguse mudeli vahel oli minimaalne. Protsessorid olid saavutanud oma tipu, ekraanide lahutusvõime oli jõudnud uskumatult selgele tasemele ja kaamerad olid paremad kui kunagi varem. Iga uus telefon tõi küll kaasa täiustusi, kuid need tundusid vähem dramaatilised ja pigem marginaalsed võrreldes varasemaga. Seetõttu hakkas müük langema. Inimesed hakkasid oma olemasolevaid telefone kauem alles hoidma. Polnud enam vajadust investeerida uusimasse mudelisse. Siis hakkasid tootjad paanikasse sattuma. Nende kasumid olid tasandumas. Nende vanad meetodid muutusid iga aastaga üha vähem tõhusaks. Kui nad ei suutnud enam kasumit maksimeerida rohkem telefone müües, pidid nad leidma teise viisi, kuidas klientidelt raha kätte saada. Ja nad leidsid selle. Tootjad hakkasid eemaldama olemasolevaid funktsioone oma telefonidelt ja müüsid sama funktsiooni tarbijatele tagasi kõrgema hinnaga. See oli üsna salakaval strateegia. Esimesi märke sellest nägime 2016 aastal, kui Apple eemaldas kõrvaklappide pesa oma iPhone 7-lt. Ettevõte väitis, et see oli vajalik muudatus, et muuta telefon saledamaks ja kaasaegsemaks. See oli riskantne samm, kuid see tasus end ära. Kuigi mõned kliendid kaebasid, kohanes enamik inimesi ja maailm kulutas miljardeid dollareid kallitele juhtnavabadele kõrvaklappidele. See oli telefonitööstuse jaoks tõeline äratuskell. Nad said ise probleeme tekitada ja seejärel lahenduse eest kõrgemat hinda küsida. See toimis kõrvaklapipesaga nii, et see töötaks ka teise kauakasutusel olnud telefoni funktsiooniga, mis oli aastaid kasumimarginaale vähendanud, SD-kaardiga.
tööstus vajas uut kasumiallikat ja nad leidsid selle, piirates kunstlikult telefoni kõige odavamat komponenti. Suur rööv oli alanud. Kui iPhone 15 Pro tuli välja 2023 aastal, pakkus baasmudel 128 GB salvestusruumi ja maksis $999. Samal ajal müüdi 512 GB variant peaaegu $1300 eest. See lisatud $300 maksis 384 GB lisamälu eest, kuid Apple maksis vaid umbes $25 NAND välkmälu eest, et teha see 512 GB telefon. See on juurdehindlus peaaegu 1100%. See on nagu minna restorani ja maksta $150 steigi eest, mille valmistamine maksis vaid $12. Seda ei saa kuidagi õigustada. See on puhas ahnus, täiesti häbitu ja varjamatu raha väljapumpamine tarbijatelt, kellel pole muud valikut kui maksta. Inimesed ei vaja veidi paremat nutitelefoni kaamerat ega veidi kiiremat protsessorit. Küll aga vajavad nad salvestusruumi. Nad vajavad ruumi, et talletada oma pidevalt kasvavaid fotode, videote, rakenduste, mängude ja muude failide kogusid. Igal aastal see vajadus kasvab. Tehnoloogiahiiglased teavad seda. Nad mõistavad, et erisalvestusmahtudega mudelid on tegelikult viimane lõputu kasumihoob, mida nad saavad kasutada. See on üks odavamaid uuendusi tehnoloogia maailmas ja samas üks kasumlikumaid. Aga selle näiliselt täiusliku kasumiplaani teel oli üks takistus – SD-kaart. Aastaid said tarbijad aru, et neil ei ole vaja kulutada lisaks $200 või $300 mudelile, millel on rohkem salvestusruumi. Neil oli vaja vaid telefoni, millel on SD-kaardi pesa. Näed see osta microSD-kaardi murdosa hinnaga ega pidanud muretsema, et ruum otsa saab. See oli lihtne lahendus, mida miljonid kasutajad ära kasutasid. Inimesed ostsid Android-telefone, sest nad said lisada lisamälu murdosa hinnaga võrreldes sellega, mida Apple küsis. Kuid lõpuks said suured Androidi brändid aru, et SD-kaardi pesa tuleb eemaldada. Aga kui nad tahtsid oma 1000% hinnalisa saavutada, ei saanud nad lihtsalt avalikkusele öelda, et nad tahavad rohkem raha. Meil oli vaja narratiivi ja nad pidid inimesi veenma, et SD-kaardid ei mahu füüsiliselt uusimatesse seadmetesse. Nad pidid valetama. Telefonitootjad ja neile vastutulelikud tehnoloogia ajakirjanikud ütlevad sageli, et tänapäevased telefonid ei toeta enam SD-kaarte. Need on liiga kompaktsed ja arenenud. Tänu nende stiilsele disainile pole tänapäeval lihtsalt piisavalt ruumi laiendatava salvestusruumi jaoks. See kõlab mõistlikult, isegi veenvalt. Aga kui vaadata numbreid, laguneb kogu see narratiiv koost. Mikro SD-kaardi füüsiline maht on umbes 0,01 kuuptolli. See on umbes sama suur kui 11 riisitera. Isegi kui arvestada kaardilugejat ja pesa, mis seda hoiab, on kogu süsteem imepisike. Mõtle kõigile neile komponentidele telefonis. Aku, kaameramoodulid, isegi mootor, mis paneb telefoni vibreerima. Need kõik võtavad ruumi. Mõned neist võtavad oluliselt rohkem ruumi kui SD-kaardi pesa, kuid ühtegi neist ei eemaldatud ega peetud üleliigseks. Ettevõtted keskendusid ainult salvestuspesadele, mis juhtumisi olid ainus funktsioon, mis takistas neil oma kasumit maksimeerida. Nii väikese komponendi paigaldamine nutitelefoni ei ole mingi võimatu insenertehniline probleem. See on disainiotsus, mitte midagi enamat. Aga kuidas on lood teise väitega, veekindluse väitega? Enamik nutitelefoni brände väidab, et augu lõikamine veekindla seadme küljele lihtsalt ei ole mõistlik. Pesa eemaldamine on kompromiss, et saavutada tolmu ja veekaitse, mida tarbijad soovivad. See on järjekordne vale. Sony Xperia 1 suutis saavutada IP68 reitingu, säilitades samal ajal kasutajale ligipääsetava micro SD-kaardi pesa. See tähendab, et see talub tolmu ja vette kastmist. See polnud mingi nišš või odav telefon. See oli tippklassi seade, mis tuli välja 2023 aastal, varustatud tippklassi Snapdragon protsessori ja 4K ekraaniga. See suutis teha seda, mida teised ettevõtted väitsid olevat võimatu. See pakkus kaasaegset veekindlat telefoni, ohverdamata selle juures laiendatavat salvestusruumi. Tänu sellele oli tööstuse riistvaralised ettekäänded kokku varisenud. Nende jutt ei pidanud enam vett ja nii liikusid nad uue suitsukatte ehk kiiruse juurde. Aastate möödudes ei keskendunud nutitelefonide tootjad ainult salvestuspesade eemaldamisele oma seadmetest. Nad töötasid endiselt ka teiste funktsioonide ja tehniliste näitajate täiustamise nimel, pühendades suure osa oma ajast ja energiast kaamerate arendamisele. Neid lisasid turustati kui revolutsioonilisi tööriistu, mis toovad professionaalsed filmitegemise vahendid sinu taskusse ja lubavad teravamaid, puhtamaid ning detailsemaid fotosid kui kunagi varem. Tegelikult oli sellel palju tumedam põhjus. Ja 8K salvestamine võimaldab kasutajatel jäädvustada pilte ja videoid erakordse kvaliteediga, kuid need pildid ja videod võtsid ka rohkem ruumi kui nende eelkäijad. 1 minut. 8K 60 kaadrit sekundis ProRes videot võtab umbes 45 GB salvestusruumi.
Selle tempoga oleks algtaseme iPhone, millel on üks 128 gigabaiti salvestusruumi, täis vaid 3 minutiga filmimist. Androidi puhul on lugu sarnane. Paremaid kaameraid ja salvestustehnoloogiaid reklaamitakse kui põnevaid funktsioone, kuid tegelikult on need salvestusruumi jõgijad. Äkitselt oli tehnoloogiafirmadel ideaalne narratiiv, mis toetas nende disainiotsuseid. Nad väitsid, et microSD-kaardid ei suuda tänapäevaste lugemis- ja kirjutamiskiirustega sammu pidada. Need on liiga aeglased, et nii suurte andmemahtudega toime tulla. Nad väitsid, et kui kasutajad saaksid otse SD-kaardile salvestada, tooks see kaasa süsteemi kokkujooksmisi ja pikki töötlemisaegu. See mõjutaks kasutajakogemust negatiivselt. Andmed lükkavad selle müüdi ümber. 2023 aastal tutvustas SD Association SD Express 9,1 standardit, mis toetab kuni 4 gigabaiti sekundis kiiruseid. Pole ühtegi põhjust, miks kaasaegne SD-kaart ei suudaks hakkama saada RAW-vormingus 4K või isegi 8K videofailidega. Tehnoloogia on olemas. See on eksisteerinud juba aastaid. Nutitelefonide tootjatele lihtsalt meeldib teeselda, et seda pole olemas, sest see ei sobi nende plaanidega. Tegelik probleem ei ole tehnoloogias. Probleem on nende suurkorporatsioonide poliitikates. Suured telefonitootjad keelduvad nüüd oma telefone projekteerimast nii, et need toetaksid kiiret SD-kaardi arhitektuuri. Nad on oma seadmed tahtlikult piiratud võimekusega teinud ja siis süüdistanud kaarte, et need pole piisavalt kiired. See kunstlik salvestusruumi kriis on tarbijad viinud nende lõksu viimasesse etappi, sest kui su telefon saab täis juba mõne minuti filmimise järel, jääb sul ainult üks võimalus – pilveteenus. Just seal algabki tõeline pantvangi kriis. Kujuta ette 2 klienti, kes mõlemad vajavad mitut terabaiti oma videote, fotode ja isiklike failide salvestamiseks. Üks ostab 2 terabaidise micro SD XC kaardi umbes 160 eest. Ainult üks makse ja kõik. Teine valib hoopis pilvesalvestuse, mis maksab $10 kuus. Kuid 5 aasta jooksul, mis on seadme keskmine elutsükkel, koguneb see odav plaan kokku $600. Sama hind kui 4 tippklassi SD-kaardil, lihtsalt selle eest, et rentida seda, mis esimesel kliendil on täielikult omandis. Ja kohe, kui maksed lõpevad, katkeb ka ligipääs. See ongi pilvesalvestuse ühiskonnas salakaval loomus. See pole traditsiooniline tarbijatehing, see on pigem nagu lunarahanõue. Füüsiliste kaartidega oled alati sina see, kes kontrollib. Sa omad oma kaarte. Sa omad oma faile. Võib-olla ei saa sa kohe uusi kaarte osta, aga sul on endiselt ligipääs kõigile fotodele ja videotele, mille oled oma vanadele kaartidele salvestanud ja talletanud. Pilvesalvestusega on lugu hoopis teine. Kui sa mingil põhjusel ei saa enam maksta, su ligipääs katkestatakse. Sinu varukoopiad kaovad, failid muutuvad kättesaamatuks ja terve elu mälestused on määratud jäädavaks kustutamiseks hingetu algoritmi poolt. See on reaalsus, millega seisavad silmitsi paljud tarbijad üle maailma. Kõik sellepärast, et suured ettevõtted on nad pilveökosüsteemis sundinud. Neile öeldi, et pilv on tulevik. See on kõige turvalisem koht failide hoidmiseks. Sa ei pea enam kunagi muretsema, et ruumist jääb puudu ja seda kõike vaid mõne kohvitassi hinnaga kuus. Mida nad ei maini, on see, et astud korduvate maksete lõksu. Seadme eluea jooksul võib see maksta mitu korda rohkem kui füüsiline salvestusruum. Ja kui vahetad seadet, ei liigu sinu andmed sinuga kaasa. See jääb süsteemi alles, seotud jätkuvate maksetega. Mida rohkem andmeid sa salvestad, seda raskem on lahkuda. Lõksust on raskem pääseda. See $600 lunaraha ei ole tehnoloogiaettevõtete jaoks lihtsalt kõrvaltegevus. Sellest on saanud kogu nende ärimudeli alus. Aastakümneid teenisid tehnoloogiaettevõtted kasumit ainult riistvaralt. Nad tegid tooteid, inimesed ostsid need tooted. Tehing lõppeski sellega. Mõnda aega sellest piisas. Suurimad tehnoloogiafirmad said tänu neile ühekordsetele tehingutele üldtuntuks. Aga Wall Streetile piirid ei meeldi. Investorid ei taha ühekordseid tulutõuse. Nad tahavad rahavooge, mis voolavad sisse kuust kuusse, aastast aastasse. Selle saavutamiseks ei saanud nad loota ainult üksikutele riistvaramüükidele. Nad pidid liikuma teenuste müümise suunas. Kui riistvara hakkas küllastuma, hakkasid tehnoloogiaettevõtete juhid oma ärimudeleid ümber kirjutama. Nad hakkasid käituma vähem nagu tavalised riistvaratootjad ja rohkem nagu digitaalsed üürileandjad. Aastal 2025 teenis Apple'i teenuste segment, mis keskendub peamiselt iCloudi tellimustele üle $100 miljardi. Sellest piisaks, et igal aastal osta üle 1000 maailma parima eralennuki Gulfstream G700. See on rohkem kui Nike ja McDonald'si kombineeritud aastane tulu. Teised pilvesalvestusteenused, nagu Google One, on samuti teatanud rekordilistest kasumitest ning suur osa sellest tulust on seotud SD-kaardi pesa eemaldamisega. See oli viimane takistus ettevõtete täieliku kontrolli teel kasutaja andmete üle. SD-kaardi surm polnud juhus. See oli ohver teenuste impeeriumi altaril. Aga kas võitlus on läbi või on veel mingigi lootus säilinud?
ajalugu on tõestanud, et tehnoloogiasektor ei saa alati oma tahtmist. Alates Google Glassist kuni 3D-teleriteni on olnud kümneid olukordi, kus suured brändid on püüdnud tarbijaturule midagi peale suruda. Aga lõpuks inimesed astusid vastu ja ütlesid ei. Kui sa arvad, et see ei kehti pilvesalvestuse kohta, siis tasub sul sellele lähemalt vaadata. Sest samal ajal, kui tavakasutajad on suunatud tasuliste tellimuste poole, teevad professionaalid hoopis midagi muud. Nemad lükkavad selle mudeli täielikult tagasi. Ei läinud kaua aega, kuni filmitegijad, fotograafid, ajakirjanikud ja teadlased mõistsid, et pilvesalvestus ei ole mitte eelis, vaid hoopis risk. Kui töötad keskkonnas, kus kiiret internetti pole saadaval, siis pilve sünkroonimine ei tööta sinu jaoks. Kui lood ettevõttesisest sisu, mis peab jääma konfidentsiaalseks, siis ei taha sa oma omandiõigust ohustada, saates seda pilveserveritesse. Professionaalsed kasutajad soovivad kontrolli, teisaldatavust ja omandit. Ka reguleerivad asutused hakkavad pilveimpeeriumi üha tähelepanelikumalt uurima. Nad küsivad, kas on õigustatud, et tehnoloogiahiiglased muudavad seadmed sisuliselt kinniseks ja sunnivad tarbijaid tellimussüsteemidesse. Oleme juba näinud, mida regulatsioon suudab teha. Kui Euroopa Liit kehtestas laadimispesade standardiseerimise reeglid, pidid sellised ettevõtted nagu Apple sisuliselt USB-C kasutusele võtma. Teoreetiliselt võiks sama tüüpi regulatsiooni rakendada ka salvestusruumile, nõudes tootjatelt SD-kaardi pesade uuesti lisamist tulevastel nutitelefonidel. Kui tulevik on ebaselge, on üks asi kindel – võitlus pole läbi. See on vaidlus funktsioonide üle. See on nihe riistvara omamiselt teenusest sõltuvusele. Ja see sunnib meid küsima, kas me omame oma digielu või lihtsalt rendime seda. Sest ükskõik kumb mudel võidab, see määrab järgmise tehnoloogia ajastu. Kuna nutitelefonid eemaldavad funktsioone ja tõstavad hindu, pöörduvad üha rohkem inimesi neist eemale. Ja üllatuslikult tekitab see taas nostalgiat vanemate seadmete järele, eriti ühe konkreetse seadme järele. Vaata hävimatut telefoni, mis hävitas oma enda ettevõtte, et teada saada selle ikoonilise seadme tõeline lugu. Või klõpsa sellele videole.